sattusid Cashflow finantskirjaoskuse baaskoolitusele? Ma enne lugesin Robert Kiyosaki raamatuid ja siis nägin kuulutust, et on tulemas tutvustus. Ja seal räägiti koolitustest ja niimoodi ma sattusingi siia. Läbi tuttavate kaudu ja siis tekkis huvi endale selle mängu vastu ja siis ma internetist uurisin, et mis erinevad võimalused on ja siia ma sattusin. Käisin mängimas tasuta Cashflow ja siis seal reklaamiks sama koolitust välja ja siis niimoodi sattusin. Ma olen osalenud teistel koolitustel ka, üritustel. Ja sealt olen kuulnud ja kuna ma tean Petri taust ja tema koolituste taset, et siis teadsin, et see on asi, kus võiks osaleda. Mida oled õppinud? Ma olen natukene teistmoodi hakanud mõtlema ja üleüldse rahandusele teise pilguga vaatama. Õppinud olen nii mõnda kuud. Eeskätt, kuidas võlgadest vabaneda. Just nagu teisest vaatevinklist. Ja ma arvan, et palju huvitavad ma alles õppinud. Kui suurt väärtust näed sa kursusel? Ma arvan, et siin sellel kursusel peaks iga inimene ära käima, sest praegu käivad ka poliitilised võitlused ja kuna ma ise olen ka seal sees, siis on näha, et väga paljud inimesed ei saa aru, mis üldse toimub siin meie ümber. Ma arvan, et see on midagi sellist, mis tuleb kasuks absoluutselt kõigile inimestele. Kellele seda soovitaksid ja miks? Kõigile, absoluutselt. Et see on selles mõttes hästi hea, et on hästi lihtne, kindlasti kõigile arusaadav ja hästi lihtsas keeles. Ma soovitan seda ka kõigile, kes vähegi tahavad aru saada sellest, mis nende finantsidega toimub ja tahavad aru saada, kuidas oma finantsseisu ise juhtida. Pigem soovitaksin seda tudengitele või inimestele, kes on gümnaasiumi lõpetanud või siis lähevad oma ellu. Sellepärast, et kui minnakse oma ellu, siis on see, et inimesed võtavad igasugused laenud ja kohustused peale ja pärast on, kui sa oled juba kõigile asjadega harjunud, et siis on seda väga raske ümber teha. Ma soovitaks Cashflow kursust nendele inimestele, kes tahaksid oma elus midagi muuta ja siis muutuda targemaks finantsalal. Et näiteks, kes ei ole julgenud enne midagi ette võtta, midagi proovida või kuskile investeerida, siis nendele see võiks olla kindlasti kasulik, kui mitte selleks, et reaalselt midagi teenida, siis vähemalt, et leevendada mingit müüte. Mida plaanid kaasa võtta sellelt koolituselt? Palju häid tutvusi ja sõpru. Ja kindlasti ka teadmisi. Kaasa võtan kindlasti need oskused, mida ma olen saanud eelkõige seda Cashflow'd mängida siin koha peal ja kuulates siis teiste inimeste elukogemusi ja kindlasti ka erinevad inimeste kontaktid ja teadmise siis, et seda rakendada enda ettevõtmistes. Kuidas tegutsed edasi? Ma plaanin kindlasti võtta veel koolitusi Peeter Pärterilt ja siis mul on juba pikaajaline plaan alustada oma firmad ja siis investeerida kuskile. Loon enda ettevõtte, mida mul pole veel olnud ja hakkan investeerima siis kinnisvarasse. Ma arvan, et ma jätkan peaaegu samas valmikus, kuidas ma siia olen toiminud, et siia mul kõik toimib ja koolitustel ma saan ainult kindlustada, et kõik hästi.